meistrinurgas 2 nädalat tagasi valmistasime sellise aiatooli, mis oli klassikalise pargipingi kujuga. Seekord ma võtsin taas aiatooli valmistamise ette, kuid seekord on ta natukene teise funktsiooniga. Nimelt on tal 2 istumiskohta, üks ja teine on siin veel tegemisel, ja nende 2 istumiskoha vahele tuleb meil väike laud. Tool peab arvestama ka inimese anatoomiat, et ta oleks ergonoomiline, meil oleks mugav siin istuda, ja tooli istepind, see tähendab see alumine osa. See peab olema kergelt tahapoole viltu. Näete, 44,5 sentimeetrit on esipind, 42,5, see tähendab umbes 2 sentimeetrit on viltu, kuskil 10-12 sentimeetrit, üsnagi mugav kalle. Materjal, millest see tool valmistada, siis 95 korda 33 millimeetrit. Taoline tool minu koduaias on püsinud umbes 15 aastat, nüüd hakkab alla andma. Mul on praktiliselt mõõtu lõigatud kõik need nurgad, millega te hiljem nagu kokku puutute, tuleks kumerdada. Selline väikene käepärane mugav frees on üsna mõnus tööriist. Selleks, et see asi oleks maksimaalselt tugev, ikitugi peaks olema sisse tapitud. Ja kruvid võtsin spetsiaalse kattega terrassi kruvid. Ja järgmisena ilmselt ma saan selle keskse laua osa toed või jalad paika panna. Ja sama detail tuleb meil ka sinna. Saan ühe käega pitskruvi kinni suruda, see on lihtsalt suurepärane. Järgmine sammuna siis asetaks nüüd selle seljatoe oma kohale ja ma panen siia sisse nagu nendest telgedeks keermelatid. Samasugune muuseas tuleb siia, ilusa peaga mutrid otsas. Pinna peale jääb siis sellise ilusa peakujuga. Kõik see põnevam moment, et kas joonis vastab ka ettekujutusele. Tundub, istumiskõrgus on normaalne. Seljatugi, mis mingil hetkel tundus liiga kõrge olevat, on näete täpselt paras. Ma saan siia isegi mingisuguse padja võib-olla taha panna, et peal oleks mõnusam. Igasuguseid põnevaid tooliideid, kui tahate ise valmistada, vaadake Puumarketi Pinteresti keskkonnast, seal on neid küll ja veel. Ja kui ta on teil ka korralikult viimistletud puidukaitsevahendiga, siis 10 aastat, ma usun, püsite rahulikult.